rääkisin endale nendest. Jah. No nii, kolmas video. Ikkagist teeme veel YouTube'i contenti. Helen pussame siin midagi. Ja kolmandas videos me räägime turundustrendidest 2025 aastal. Me mõlemad otsisime informatsiooni, et mis need siis võiks olla, kuhu me liigume turundusmaastikul. Ja mõlemad siis Keili räägib enda 5 trendi, mis ta leidis. Ma räägin enda 5 trendi ja vaatame siis midagi uut teada või sa teadsid juba kõike. On küll päris palju uusi asju teada, et eks ikka üldiselt mingeid asju teada, aga keegi spetsialist välismaalt ütleb, et kuule, et päriselt ka on nii, siis mõtled küll, et et kas see nagu Eesti turul siis töötab. No vaatame. Alustame siis selle videoga, et räägime siis kordamööda, et nii on huvitavam. Esimene trend aastal 2025 on see, et sa pead inimese tähelepanu püüdma veel kiiremini. Ehk siis, kui praegu on sul aega olnud rääkida oma sisu näiteks YouTube'is siuke 30-45 sekundit, siis nüüd läheb see poole väiksemaks ehk siis 15 sekundi peale. Ja rääkides sotsiaalmeedia reelsidest näiteks videosisust, siis Instagrami ja Facebooki algoritm on välja arvutanud, et enne oli 3,5 sekundit see nagu attraction time ja nüüd on 1,27 sekundit. 1,27 sekundit. Sa teed selle skipi ära ja siis sul peab juba ees liikuma mingid. Ja soovitataksegi teha esimestes klippides alla mingi siuke kõlistav või mingisugune hääl. Alla, et sõnum tuleb. Mingi selline nagu voice over. Nagu kõidatada millegiga. Ühesõnaga minu jaoks täiesti nagu crazy. Et nagu 1,27 sekundit, kuidas ma peaksin oma videoga jõudma juba põhimõtteliselt nagu kõik ära teha. See on ju läinud. Me peame seda õppima jah, ise ka. Mõtlesin sellise asja, et SEO liigub siis kõigi platvormide juurde. SEO optimeerimine siis, ehk siis, et see ei ole ainult Google'is, vaid see liigub Instagrami, YouTube'i igale poole, et näiteks mida inimesed siis otsivad YouTube'ist, on ju, et kui nad tahavad millestki teada, näiteks meie ka turundustrendidest, on ju, et siis sa peadki mõtlema, et mis sõnu see inimene otsib, kui ta tahab teada turundustrendidest, on ju, et see kõik on SEO-ga seotud, märksõnadega seotud, mis pealkirja sa paned. Jah, et kodulehtedel, Instagramis, TikTokis ja YouTube'is igal pool on see SEO tegelikult tähtis. Ja noh, lihtsalt mingid numbrilised näited ka, et kui inimesed teevad üle 46 miljardi otsingu üldse siis päevas, siis jah, Google on ikkagi number 1, on ju, et 8,5 miljardit otsimist tulevad läbi Google'i, aga on ju veel ka teisi platvorme, et see oli lihtsalt nii üllatav jah, aga vot, ehk siis SEO on igal platvormil tõusmas. Järgmine trend, mis silma jäi, on see, et inimesed ei tee enam ostu lihtsalt veebilehele minnes ja nii-öelda osta nuppu vajutades, vaid nad otsivad igalt poolt mujalt sotsiaalmeedia platvormidelt kinnitust, et see ost, mida nad teha tahavad, on õige. Ehk siis näiteks sa lähed TikTok'i, vaatad selle brändi videoid, sa lähed Instagrami, Facebooki, igalt poolt otsid infot, et miks sa justkui peaksid selle asja ostma. Ja nad otsivad vägagi orgaanilist sisu, ehk siis kinni makstud reklaamid ei tekita absoluutselt enam usaldusväärsust, ehk siis meta ads on siuke asi, mis on nagu küsimärgiga, kas see sel aastal töötab, sest et fookuses on ikkagi autentsus ja väärtuse pakkumine ja see, et inimene usaldaks sinu brändi. Ja. Aga võib-olla seal on see, et ikkagist jah, sa peaksid tegema meta ads ja Google ads, et saada see tähelepanu üldse jõuda publikuni kõigepealt, aga sealt see ostuteekond, et kui ma olen ise ka jälginud, et noh, kui keegi näeb meie kampaaniat, ja mis on see ostuteekond, tegelikult see võib olla, ma ei tea, ikkagist 5 päevast kuni 80 päevani, et ikkagist inimene mitu korda tuleb meie kodulehele tagasi, vaatab meie sotsmeediat, ja tal läheb 80 päeva, et üldse teha see otsus, et okei, ma ostan selle toote või teenuse ära, aga
inimene ei osta kohe esimese reklaami peale või sinu esimese TikToki või video peale sinu teenust või toodet, et tal on vaja kogu aeg seda ette söösta, retargeting, reklaame teha, sotsmeedia sisu teha ja luua. Ja kusjuures siin see inimene siis tõi välja ka selle, et YouTube on tegelikult jällegi turunduskanalina populaarsust kogumas. Ehk siis ikkagi see, et sa tuled maha ja räägid inimesega ja pakud talle seda lihtsalt harivat õpetlikku sisu, et see on asi, mis teeb kõige parema turunduse siis aastal 2025. Ja ausalt öeldes näeme siin Eesti turul ka, et inimesed, kes võib-olla vahepeal on sotsiaalmeedia YouTube'i maastikul pausi teinud, siis liiguvad tagasi tegelikult YouTube'i vlogimise ja nagu videosisu pakkumise peale. Ja ma mõtlen enda puhul ka, et eks ma ikka vaatan neid Reels'e ja vaatan ka YouTube Shorts'i, kui ma tahan väga kiiresti infot saada, et näiteks siin ka marketing trendide puhul. Aga kui ma ikkagist otsisin, kuidas teha esimest YouTube'i videot, mis sa võiksid teha, mis sa ei tohiks teha, et siis ma ikkagist võtan professionaalse YouTube'i video ette, vaatangi 20 minutit ära ja sa ei saa lihtsalt lühivideoga seda kvaliteeti, seda infot, mis sa vajad, on ju. Vot, aga okei. Üks asi veel, et inimesel lähebki, ta peab, kuskilt kuulsin jälle, et umbes 5 touchpointi peab olema sinu toote või teenusega enne, kui ta ostab. Ehk siis jah, et see esimese korraga keegi ei osta. Nii, minu teine siis trend. Ehk siis mikroinfluencerid tõusevad, on tõusmas jällegist. Et see on vist tegelikult pigem kogu aeg olnud, et inimene, kellel on üle, ma ei tea, 100 000 followeri, et tema võib-olla ei too sulle nii palju kasu kui see, kes on siis väiksem mõjuisik, et kellel on võib-olla seal alla 1000 või ütleme 1000 kuni 100 000 followeri. Eesti mõistes siis on kindlasti need numbrid väiksemad, on ju, aga siin jällegist näidet influencer, kellel on üle 100 000 followeri, et tema ROI ehk siis return on investment, temal on siis -12%, ehk siis see raha, mis sa kulutasid sellele influkale, et ta ei too seda tagasi sulle, vaid pigem ikkagi see oli kulu sulle, aga see väike influkas, kellele sa siis maksad raha, et tema ROI on 36%, ehk siis ta toob ikkagi sulle tulu sisse. Et lihtsalt jälle numbrid võrdlusesse ja jällegi huvitav. Nojah, tegelikult ise mõtled ka, et kui sa võrdled mingisugust Eesti influencer, kellel on reaalselt mingi 30 000 jälgijat, on ju. Kes meil on kõige kuulsam, et tead? Näiteks mingi Mallukas, on ju. Ma ei kujuta ette palju tal on, ma ei vaata niimoodi väga, et kui palju keegi jälgib. Aga ilmselt on väga edukas influencer, on ju. Või räägime mingi Liisa Pärnpuu või Maria Rannaväli näiteks, on ju. Aga näiteks räägime seda ka, et kui me võtamegi mikroinfluenceri, kes on näiteks siis UGC sisulooja, on ju, kes on alles alustanud, siis tegelikult ettevõte võib-olla, kes otsib endale nagu reklaamnägu, väärtustab seda väiksemat mahtu rohkem, sest et inimesed võtavad sind tegelikult tõsisemalt, kui sul on niisugune väike nunnu oma kogukond, on ju. Inimesed kuulavad, mis sa räägid, et sul ei ole mingi Aadu, Peedu ja Seedu kuskil mingi sotsiaalmeedias figureerimas. Ei, aga võib-olla see on see ka, et kui sa alles oled nii-öelda kasvav influencer, on ju, sul on võib-olla oma mingi nišš, oma fookus, millele sa keskendud ja võib-olla nad ei võta nii palju koostöid veel vastu, on ju, kui näiteks mingi suur influkas, kellel ongi kogu tema sisu on erinevate teenuste ja toodete reklaam, on ju. Koormad üle lihtsalt oma sotsiaalmeedia. Jah, et sa näedki, et ta räägib kurat kõigest, aga talle makstakse selle eest, on ju, et ta häid sõnu ütleks seal. Et tegid usaldusväärust. Et jah, vot. See 5. trend peaks olema nüüd personaalsed blogid pluss emaili turundus. Kui sa lood mingisugust sisu oma blogipostitustes koduleheküljel, kus sa õpetad ja räägid oma kogemuslugusid või pakud mingit kindlat probleemi lahendust oma emaili turunduses, märksõnad, personaalsus ja väärtuse pakkumine, mis tekitavad kõige rohkem usaldusväärsust. Ja jällegi, kui mõtlen iseenda peale, siis tegelikult mina olen inimene, kelle puhul emaili turundus ei tööta. Näiteks mina
ma ei taha ka su meili nagu, ma lihtsalt tunnen, et see on rämps mu jaoks. ma ka skip in pigem jah. ja see ongi see, et muudkui ise räägime teistele, et kuule, et jah, sa pead seda tegema, aga minu enda puhul see asi ei tööta. Turundus, mis minu enda puhul töötaks. Aga ongi vist influencer turundus. Mida rohkem ma näen, et keegi reklaamib enda inimene, kes samastub minuga, näiteks Liisa Pärnpuu. Meeldib sulle? Ta väga meeldib mulle. Ta on ema nagu mina, kasutab elus. Need asjad on minu jaoks nii inspireerivad. Ma jälgisin nagu kogu aeg tema vlogi ja asju, siis kui ma ise olin ka rase, siis ma nagu hullult mingi samastusin temaga. Vahepeal ma olen isegi nagu kirjutanud, et vau, et see on nii lahe asi, mida sa teed. Ja siis vastab reaalselt, see on nagu mega kirjut. Ja igatahes jah, et personaalsus on ikkagi nagu asi, mis mind köidab. Ja ma räägingi, et inimene peab elama ikkagi natukene sarnast. Ei, sa pead samastuma jah ikkagist. Et näiteks teine äärmus on see, et kui ma vaatan ka pereema, kes reklaamib iga päev oma elu kui kõige ilusamat asja siin maailmas, tal on iga päev põrandad pestud, tal on kõik asjad täiesti ideaalne, siis mul tekib küsimus nagu, et kellele sa valetad. Et ükskord ma kirjutasin selle naisele, ütlesin, et kuule, et kas see on tõesti nii, et su laps magab nagu terve öö või? Siis ta on nagu mingi, et jaa, ta magab terve öö, aga ta ärkab umbes 8 korda selle öö jooksul. Ja siis ma olen nagu mingi, et mida sa reklaamid, sest et ta terve öö magab, kui ta ärkab 8 korda. Ehk siis nagu, seda ausust või seda läbipaistvust. See, et sa räägid päriselt, kuidas asjad on, et see minu arust on täna see, mis töötab. Ja me tahaks ise ka enda kanalil ikkagist rääkida. Päris asju. Siis 6. punkt on see, et sisuloome ei ole võib-olla ainult enam video ja tekst, et pigem rõhku panna webinaridele, live'idele, podcastidele, YouTube'ile. Siin me oleme, proovime oma YouTube'i kanalit kasvatada ja teha videosi, seal on just kui ROI potentsiaal on suurem, et see, mis sa siis lõpuks tagasi saad versus see, et sa teed lihtsalt postitusi. Et tegelikult ma arvan, võtmesõna on siin see, et lihtsalt proovida erinevaid kanaleid, ehk siis multimiksida, et proovidagi sotsmeediat teha, YouTube'i content'i teha, blogisi teha, võiks oma esimese võib-olla webinari või laivi ka sellel aastal teha. Ja paneme eesmärgi. Jah, proovida erinevaid kanaleid ja siis, mis sinu jaoks siis töötab kõige paremini. Et see siis selgub aja jooksul. 7. turundustrend AI chatbot. See on siis selline asi, et sinu veebileheküljel on robot, vastab automaatselt sinu kliendile, kui tal tekib mingisugune küsimus sinu toote või teenuse kohta. Õpetad seda robotit just kui oma klienti siis veenma, ostma sinu toodet või teenust. Ehk siis, kuna ilmselgelt me igapäevaselt või 24/7 ei jõua kõikide inimesteni ja kõikidele vastata, siis hästi hea lahendus on see robot sinna endale panna, kes vastab sulle siis nii võimalikult detailselt kui võimalik. Et jah, teinekord mõtled küll, et et võiks päris inimene vastata, sest et võib-olla sa ei sõnasta seda küsimust nii, nagu see robot nagu heaks kiidab, ja ta saad vastuse hoopis millegi muu kohta, aga siiski minule kui brändile tegelikult see toob väga suurt kasu. No see jääb nii palju aega kokku. Tegelikult mul on järgmine punkt ka AI-st, et mitte ei ole ainult ChatGPT, kes aitab sulle tekste luua, kaastekste näiteks postitusele, et tegelikult alates turundusstrateegiast ja plaanist kuni maili ja viraalsete videoteni välja, nii palju sellel AI maastikul, et sa saadki teksti pildiks teha, see on juba vana asi tegelikult, mida me enamus teame, ja teha teksti videoks, aga üks väga äge platvorm, Notebook LM, et ma sain ise teada, et kui sa paned näiteks mingi YouTube'i lingi või mingi teadusuuringu lingi, paned sinna otsingumootorisse platvormi sees, siis ta teeb sellest näiteks podcast'i sulle ja siis kui sul ongi vaja, ma ei tea, mingit uurimistööd teha või ülikooli jaoks midagi, ma ei tea, õppida, siis panedki selle sisse ja sa kuulad näiteks, sõidadki autoga ja panedki selle podcast'i endale mängima, et mis on siis tehtud sinu selle teadusteksti või artikli põhjal või YouTube'i video põhjal, et sa ei saa võib-olla seda videot vaadata või ise kõike läbi lugeda, aga siis see AI teebki podcast'i vormingus, kus mees-naine näiteks loevad peale ja kuuladki siis seda
kõrvaklappidest ja minust nagu vau, kuhu me oleme jõudnud, et ma tahaks seda kindlasti katsetada. 9. trend siis on jällegi AI, see on ilmselt 2025 kõige suurem märksõna personaalse turundusplaani loomisel. Sisaldabki meediaplaani, sisuplaani, emaili turunduse ideid, müügiideid ja erinevaid kas või visuaalide näidiseid. Et tegelikult asi, mis säästab väga palju aega, energiat, aga jällegi mina ise võib-olla mainiks ära selle, et kui me ajame taga ikkagi 2025 aastal rohkem seda autentsust, siis võib-olla see robot ei paku seda autentsust nagu nii, et sa saaksidki copy-paste ida selle. Sinu eesmärk on see, et ta annab sulle sisendi ja sina siis muudad selle nii palju inimlikumaks, kui on võimalik seda teha ja paned sinna oma nagu selle südame oma hinge sisse, jah, täpselt. No 10. ega meil hakkasid natuke korduma ka siin, me vaatasime erinevatest kohtadest, võtsime neid noppeid, aga võib-olla siis see, et enam pole nagu küpsiste andmed ja sellised, ma ei tea, üldse vist analüüsist tulenevad andmed nii oluline ja nii tähtis ja prioriteet, kui see, et sa lood oma kliendiga siis personaalse kontakti, et see võib olla emaili turundus või näiteks see Keili näite puhul, et kui sulle influkas vastabki, et tegelikult see muudab juba nii palju sinu suhtumist temasse, et sa veel rohkem austad, veel rohkem võib-olla vaatad tema content'i ja jälgid tema tegemisi, et kui sa saad lihtsalt selle oodatult inimeselt selle vastuse, et jah, personaalne touch ikkagist ja oma kogukonna loomine ja kui sa lood oma kogukonna, siis nagu ühenduses olemine ja küsiminegi, et kuidas läheb ja või noh, mis iganes on ja meil ka klientidega suhtlused. Ja ikkagi see personaalsus. Ja, no võt. Aga aitäh, et sa vaatasid jälle meie videot ja jällegi, kui sa tunned, et me võiksime mingist teemast arutleda, rääkida, kirjuta meile kas Instagrami või siia kommentaaridesse. Ja siis jällegi like'i seda videot, et meil ikkagi nagu paremini läheks ja subscribe'i ka, et siis jõuame koos natuke kaugemale. Ja kindlasti, kui sa oled väike ettevõtja, kes tunneb, et vajab toetust, siis jäta meile oma Instagram ja me hakkame sind ka jälgima. Et toetame teineteist, et see on meie puhul kõige olulisem, et kõik oleks hoitud. Kasvame koos. Cheers! Cheers! Kasvame koos!